1944. aastal hakati Inglismaal ja Ameerikas mängima korvpalli, ainult et mitte tavalist korvpalli, vaid ratastooli korvpalli. Ratastooli korvpall kujunes välja nendes haiglates, kuhu olid jõudnud teise maailmasõja sõdurid, kes olid halvatuks jäänud või muud moodi vigastada saanud ja kellele meeldis juba enne sõda korvpalli mängida ja nüüd nad ei tahtnud seda spordiala siis maha jätta. See oli väga hea viis nende sõdurite jaoks, et kiiremini taastuda ja üleüldse suhelda teiste inimestega. Nüüdseks mängitakse ratastooli korvpalli juba paraolümpiamängudel ja maailmameistrivõistlustel, nii et see sport on vahepeal väga palju arenenud ja edasi jõudnud. Meie käisime Astangu kutserehabilitatsioonikeskuses vaatamas, kes seda mängib ja kus seda mängitakse. Rääkisime lähemalt Taavi Kendraga, kes on Eesti ratastooli korvpalli juhatuse liige. Me tegutseme täna ainult Tallinnas, et teistes linnades hetkel nagu näiteks Tartus tegelikult huvi on ja ma saan aru, et Tartu Ülikool tegelikult proovib seda projekti raames nagu käima ka ajada, et seal ka klubi tekitada. Aga täna on veel ainult Tallinnas. Kui ratastooli korvpall peaks laienema edasi ka teistesse linnadesse peale Tallinna, siis kindlasti võib tekkida küsimusi, et kas ratastooli korvpalli võib ka mängida terve inimene. Neid, kes tegelikult pärast trenni lõppu püsti tõusab, on enamik, et kuidas nii? Meil trennis saavad käia nii amputandid kui lihtsalt mingisuguse füüsilise defektiga inimesed, et kõik ei pea otseselt toolis olema. Minu jaoks oli algselt see natukene imelik mõte, et mina kui terve inimene lähen ratastoolis korvpalli mängima, aga mulle selgitati, et kui terved inimesed käivad ka seda mängimas, siis ongi just rohkem mängijaid Eestis, kes mängivad ratastooli korvpalli ja ratastooli korvpalli kui spordiala jaoks Eestis on väga oluline, et inimesed käiksid sellega tegelemas ja on võimalik, et paljud inimesed ei teagi, et Eestis tegeletakse ratastooli korvpalliga ja et seda saavad mängida ka terved inimesed. Kas te aktiivselt otsite uusi inimesi ka? Alati. Inimeste puudus on tegelikult nagu kõige primaarsem, et ma ei ütleks, et meil täna inimesi puudu on, aga samal ajal järelkasvu on alati vaja, et kogu aeg oleks ikkagi nii-öelda inimesi peale tulemas. Ja mis tüüpi mängijaid te ootate? Kindlasti füüsiliselt aktiivseid, aga samal ajal nagu vigastuse suurus nii väga ei olenegi. Ütleme, kui käed töötavad, pea töötab, siis juba pool võitu saab mängida. Mis võib-olla motiveerib täiesti tervet inimest tulema trenni? No minu jaoks on see lihtsalt fun. Et see on väga intensiivne spordiala, see on ainukene klubi Eestis, mis tegeleb sellise asjaga. Ja juba see on selline natukene eksootilisem. Rääkisime ka Remiga, kes on juba pool aastat trennis käinud ning uurisime tema käest, et mis tema arust on praegu hästi ja millest puudu on. Käin siin mängimas nendega, see on hästi hea füüsiline trenn, et saab häid kogemusi ja kuna nad on suhteliselt kõvad mängijad ka, siis nendega nagu arendab seda füüsist, et see on hästi lahe. Kui keeruline oli alguses võib-olla jõuda nende teiste mängijatega samale tasemele? Need on suhteliselt keeruline ka praegu, sellepärast et nad on 5 aastat mänginud ja see on ikkagi päris pikk aeg, et mul läheb selle nii-öelda ajaga nagu aega, aga ütleme, et tuleme toime ja harjutame, et see minu arust arendabki. Noorele ja vormis poisile on see ikkagi tehtav? Jaa, ma arvan küll, et nad on väga toetavad, nad hästi palju õpetavad ja nagu treenivad sind nii-öelda individuaalses plaanis, et nendega saab kindlasti mängida ja hakkama. Millest sa siin võib-olla kõige rohkem puudust tunned? Noortest mängijatest just, kes on nagu minu vanused, et kahjuks täna neid ei ole. Ma ei tea, miks neid ei ole, et ma loodan, et mingi aja pärast nad tulevad. Kui me selle Tartusse ka saame, siis oleks eriti hea. Mis sa arvad, mis võiks olla piisavalt atraktiivne, et teisi noori mängijad ka juurde saada? No kindlasti see meedia pool ja teha seda nii-öelda turundusplaani, et nad ei jääks kõrvale ja öelda neile, et olete oodatud, et ma arvan, et see on üks sõnum, mida võiks nagu rohkem esile tõsta. Enne kui ma ise hüppasin ka ratastooli ja mänguga liitusin, siis küsisime Taavi Kendra käest, et kuidas erineb ratastooli korvpall tavalisest korvpallist. Kõik on just kui sama, korvid on samal kõrgusel, väljak on sama suur, platsil on sama palju inimesi. Seal erinevused on võib-olla mõnedes reeglites, et näiteks 2-kordset ei ole, et võib endale palli ette visata, aga üldiselt on kõik samad reeglid. Et see teebki mõnevõrra võib-olla kohati raskemaks selle ala, et nii madalalt on vaja õigele kõrgusele visata ja ilma jalgade abita siis.
ma arvan, et tervele inimesele võib natukene harjumatu olla, kui palju ülakeha lihaseid ja kätelihaseid kasutab ratastoolis liikumine. Aga kui sa oled vähemalt natukene aktiivne inimene, siis see tõesti ei osutu kuidagi probleemiks, sellega harjub päris kiiresti ära. Mängu ajal toimus liikumine samamoodi nagu tavakorvpallimängus, aga ummikuid tekkis päris palju, sest ikkagi kõik on ratastoolides ja inimesed ikkagi blokivad mängu ajal, nii et ettejäämine on tavaline. Minu arust on väga huvitav, kuidas ratastooli korvpall paneb sind kasutama erinevaid nii-öelda aju osasid, sest sa pead mõtlema reaalselt, et kuidas sa keerad ennast ja kuidas sa sellest kaitsest nagu mööda saad. Ehk siis sa pead nagu keerama erinevaid rattaid erinevatelt pooltelt, mis iganes. Ja see on omamoodi oskus, kui sa suudad inimeste vahelt läbi libiseda. Muidugi jäi kaadrist välja kõige viimane korv, mille viskasin mina. See oli ainus korv, mille ma sisse viskasin ja see jäi kaadrist välja. Aga siin on reaktsioon vähemalt. Nii, Maksim, pärast esimest korda proovimist, mis tunne on? Väga hea tunne on. Mulle meeldib, mis ekstra väljakutseid see esitab korvpallimängule üldse. Tavakorvpall on nagu väga füüsiline just kehaga, aga nagu siin on nagu rohkem nagu aju vaja. Et see on täiega huvitav. See nõuab veits harjumist, aga nagu see on äge. Mu jalad töötavad, ma saan tavakorvpalli mängida, aga nagu ma näen, et seda oleks ka väga palju mängida. Ja just kui see aitab nagu hoida seda teiste jaoks ka elusana. Et see on nagu väga lahe. Kui platsi peal ringi vaadata, siis märkasime, et seal ei olnud ühtegi naist. Nii et me pidime uurima, miks asjad nii on. Kahjuks nii on, aga see ongi asi, mida me tahame muuta. Et tegelikult kaasame kõiki, ka tüdrukuid. Aga siis peaks olema kindlasti nagu rohkem selline tüdrukute tiim, et poistega kahjuks jääb see võib-olla füüsis alla, aga kunagi ei tea, tuleb katsetada. Et ma ei julge kõigi eest rääkida muidugi, aga naised saavad sellega kindlasti hakkama. Ja sa julgeksid naisi ka kutsuda täna? Absoluutselt. Aga oluline on ka teada, kus kohast ratastooli korvpalli üles leiab, et trenniga liituda. Kui keegi sooviks liituda, et kuidas ja mida ta peaks tegema või kus ta teid üles leiaks? No www.ratastoolikorvpalliklubi.ee muidugi ja Facebookist ka Eesti Ratastooli korvpalliklubi. Kindlasti võtta treeneriga ühendust, et ta on hästi toetav, ta leiab need lahendused üles ja aitab teil nii-öelda siia saada. Miks sa arvad, et noored peaksid tulema? Sest see arendab füüsist ja sa saad nii-öelda sotsialiseeruda. Ma arvan ka, et see nii-öelda aitab sul vaimselt ka natukene ennast parandada, sest sa oled teiste keskel. Soovin kõigile, et tulge võtke osa, meil on väga korralik meeskond, me aitame teid ja nõustame, kui vaja on, nii et tulge liituge meiega. Tule trenni. Ma ütleksin omalt poolt, et trennis tõesti käivad väga ägedad inimesed, nad võtsid kõik mind väga hästi vastu ja mul oli koheselt väga mugav olla. Sellise positiivse mõttega lõpetame oma väikese kogemusloo Astangu kutserehabilitatsioonikeskuse spordisaalist ning nagu Taavi Kendra ütles, tulge trenni!